Nii, koroonale jalaga number 12,5. Testime, kas heli töötab. Töötab. Paar päeva jäid nüüd vahele, sellepärast et seda koroonaga seonduvat infot oli kuidagi mingi hetk minu jaoks natukene nii palju ja kõik need uudised olid suht nagu muserdavad ja siis olukord nagu oligi selline, et et kas siis nüüd ongi lõpp või. Ja viimane saade, mis mul 12 oli, millega maha võtsin, oli juba selline, kus ma juba hakkasin nagu vinguma ja kiruma ja siis mõtlesin, et nii ma nüüd seda asja küll teha ei taha. See ei olnud minu algne plaan. Nii ma seda asja ei jäta. Võtsin selle 12. saate maha, nüüd teen nagu uuesti mõnes mõttes. Ja no võt oligi sellisest kerge puhkust vaja. Natuke mõtteid koguda. Ja mis siis nüüd edasi saab? Sest see, kus me nüüd praegu oleme, seda ma olen teile juba korduvalt öelnud. Piirangud tulid meil ära, esimesed, sellised. Kus tõsised, aga seda me ju hoiatasin nädalal, kus nad tulevad ja nad tulid ja nädal lõpus nad hakkavad siis kehtima ja nii on ja ei ole ju viga. Said hakkama hästi. Kus mul see asi siin? Üks asi jääb tegemata, seda ma ei taha tegemata jätta. Nii. Täna tuli siis see kurb uudis ära, et üks inimene meie seast juba lahkus koroonaga. Soovime talle siis mõttes kõik rahulikku teed, kuhu iganes ta läheb ja eks neid inimesi tuleb veel, et loodame, et ta näitab ka teid teistele, kes sinna lähevad. Et soovime talle head teed. Teeme siis natuke uudiseid ja nii. Mul oli seda tahvel arvutat, et nüüd neid numbreid lugeda. Tegelikult seda on ka vaja. Siuke tunne nagu poleks tükk aega teinud ja nüüd on roostes ja paljud asjad on meelest läinud, päris naljakas. Aga nii ta on, et kui ma olen seda 12 päeva järjest teinud, siis oligi nagu siuke kaos ja segadus juba peas, et mis toimub. Aga nüüd on natuke nagu siuke time out olnud, et saab nagu selgema pilguga olukorda vaadata ja hinnata. Ma toon selle tahvli ka ära. Nii, tagasi. Nõnda. Eestis selles suhtes süütenöör on nagu nii kaugele jõudnud, et siis nagu nüüd see pomm plahvatabki meil. Eks see oli teada, et see pomm tuleb ja nüüd ta siis alustas vaikset plahvatust. Nii, numbrid. Vägev. Panen selle küüla ka, eks küla on kirusasi. Pärast räägin sellest pildist, mis mul siin on. Nii, mis seis meil siis praegu on? Praegu on meil seis selline, et Eestis on hetkel kinnitatud haigusjuhtumeid, ehk siis registreeritud, keda on testitud ja kes on positiivseks osutunud 404. Haiglas on 29 inimest, tervenenud on 8 inimest ja üks inimene on siis lahkunud. 29 haiglas. Eks see olukord saab meil ikka väga siukene
piiripealne olema, sellepärast et nagu uudistest tuli ka välja, et väiksemates haiglates on tohtrid ja personal on kõik vanad inimesed, kes ise kuuluvad ka riskigruppi. Eks see vanakooli värk, eks need võitlevad surmani, aga neil võib-olla ei lasta seda teha. Õnneks medtudengid lähevad appi neile. Ühtest nad juba oskavad, lähevad kõik appi. Päris äge. Siis oli see reegel on, et avalikus kohas üksi või 2 inimest võivad koos käia. Distants 2 meetrit. Võt see on see asi, et see aitab väga palju. Sellest võib jääda väheks. Ja nii. Reedest on meil siis suuremad keskused kõik suletud. Sellest pole ka viga. See oleks tegelikult natuke varem tulla. Mul ongi nagu kahetine värk, et mõnes mõttes eks oleks alati tahtnud, et see tempo oleks kiiremini läinud, sest iga päev, kui inimesed kohtuvad, see haigus levib, on ju. Aga parem hilja kui mitte kunagi. Hädaparased poed jäävad lahti, see ehituspoodide teema, mis siin oli, see saab kohe lahendatud. Ehituspoodidega ongi see jama, et mõte on nagu siis selles, et ta on nagu hädapärane pood. Kodus läheb midagi katki, siis sa saad minna siis osta vajalikku. Et läheb sul duši segisti katki, siis sa saad minna selle segisti osta. Aga ma kardun, et see probleem võib tekkida sellest, et mehed hakkavad poes aega veetpas käima. Et see mõttelevad, et poes ei koguneta, see pagan võib muutuda. Ma ise pidin ka täna korra ehituspoest läbi käima. Ja üpris palju rahvast oli seal. Inimesed lihtsalt taarutasid seal nende erinevate kaupade vahel ja nagu tulutult. Huumor oli ka muidugi see, et toodi kuskilt alusetäis siis mingisugust testvahendit välja ja siis hakkas siuke rabalemine pihta, et kõik sa krahvasid see testvahendit. Ma ostsin 2 purki, mõtlesin, et küll ma proovin ka kuidagi sulanduda. Probleemid on tulemas, suured probleemid on tulemas. Võõrtööjõud hakkab ära minema, eks nad lähevad ka koju ära, see niikuinii veel saab. Ja just nagu põllumajandussektoris hakkavad need probleemid ilmnema, aga põllumajandus on meie toit, see on natsi oma värk, kui seal hakkavad ilmnema. Et kui kellegil on olemas mingi maalapp, siis tasub see nüüd käiku lükata, hakata asju kasvatama. See on nagu nii mitmetahuline, et tegelikult ka kodus akna peal saab ka. Üht-teist saab ikkagi ära kasvatatud. Olgu see kas või maitse roheline või tomatid ja muud asjad, et kui ikka väga häda käes on, saab ka toas kartulit kasvatada, nii et pole hullu miskit. Neid asju peab nagu võiks juba nüüd natuke mõtlema hakata, sest kui juhtub ikkagi, et põllumajandus saab nüüd ka selle majanduse värgiga paugu ja tööjõud kaob ära ja võib tekkida olukord, kus suuremas plaanis tekib mingisugune, ütleme, toidupuuduse sarnane olukord. Mitte puudus, aga ütleme, et sellega tekib probleem, siis on tore, kui sul on omast käest juba asjad võtta ja teistpidi sai koorma ka süsteemi, kui sul on võimalus ise kasutada. Seda tasub tegema hakata. Hästi lahe uudis oli see, et India pani ennast täiesti lukku ära. India, kus on 1,3 biljon inimest, lihtsalt pani ennast kinni. Ja see kuidagi, see on nagu nii võrdlemisi kummaline asi, mida nagu enda pähe mahutada, sest India on nii suur ju. Seal on nagu nii palju inimesi. Ja lihtsalt lukku ära. Trahvirood sellest, kui sa tänaval töllerdad, oli kätekõverdusi pidi tegema, nii et enamus India inimestel vist nagu nii väga palju raha ei ole, et siis saavad vähemalt vormi, kes tahavad töllerdada. Kuumaks ei lähe. Muidugi sellega tekib probleem, sest India toodab väga palju asju maailmas. Samamoodi nagu Hiinagi. Et ma tean, väga paljusid ravimid toodetakse Indias ja ka muid värke, et tuleb selleks nagu valmis olla.
et eks need India lukkumineku mõjud hakkavad nagu 2-3 nädala pärast tunda andma. Mis siis oli veel? See oli ka päris huvitav, et Aktuaalse Kaamera lõpus ütles saatejuht Margus Saar, keda ma siin ükskord küll kirusin, aga tundub, et ta on nagu kosunud ja tundub, et temast on väga hea kriisi ja diktor. Ütles AK lõpus, et tervist kõigile. Või ta ütleski tervist, et see on nagu siuke tore soov, kohanes olukorraga ja käitus vastavalt. Nii, mis siis vastumeetmeid? No tegelikult see on üks äge joonis, mida ma tahaks kuidagi teile näidata, aga see on mul suht sitasti tehtud. Aga ma mõtlen selle peale. Immuuni tuleb tõstma hakata. Kohe täitsa teadlikult, aga tuleb hakata iseseisvalt uurima, kuidas töötab inimese immuunsüsteem ja siis seda tõstma hakata. Sest seal on mingisugune seos olemas. Sest ütleme, kui kogu populatsioonist võib kuskil 80% inimesi nakatuda sellesse, rohkem vähem, see oleneb nagu meetmetest, vähem siis, kui inimesed istuvad toas, tugevdavad oma immuuni, toituvad tervislikult, pole hullu, aga mingi hulk inimesi on apaatsed ja hoolimatud teiste suhtes, neil on nagu pohlad. Et eks nemad seda numbrit hakkavad üleval hoidma, et ega täna ka ehituspoes mina ja veel paar inimest olid maskiga, aga ülejäänud olid ilma maskita. Ja nüüd ongi soovitus kõikidele, kes te nüüd vaatate. Kui teil maski ei ole, siis õmmelge kas või mingi suvaline riidest mask omale. Või kasutage salli. Ükstas puha mida, et kaitsta oma suud ja nina. Ja kaitsta nagu 2 asja eest. Üks asi on see, et ei topiks oma käsi näkku. See on nii automaatne sisseehitatud käitumine meil, et seda teadlikult jälgida on praktiliselt võimatu. Selle vältimiseks mingi mask siis. Ja teine asi on see, et see mask ikkagi kaitseb. Ja isegi kui ta on mingi suvaline sall või mingi riidetükk, ja see, ta kaitseb, see protsent võib olla väga väike, võib-olla mingi 0,5%, 1%, aga ta on ikkagi protsent. Sest selle koroonaga ma olen nagu aru saanud sedasi, et natukene selle tõsiduse määrab ära see, kui suure koguse koroona seda viirusse korraga endasse saad. Ehk siis kui, nagu ma olen varem rääkinud, et kui keegi köhib sulle näkku või sa ise kuskil pinna pealt paned omal korraks sõrme suhu, siis see kogus, mida seda viirust korraga saad, selle koguse vahe on erinev. Et seda kogust nagu hoida võimalikult väiksena. Vältida seda, et üldse ei saaks, kui avalikult ringi liikuda, see on päris pisikene, et siin, kui ma ka poes käisin, et kõiki liigutusi õigesti teha ja et üldse mõnes mõttes selle väliskeskkonnaga kokkupuudet ei oleks, selle jaoks põhimõtteliselt sul on vaja umbes siukest skafandrit. Mul ei ole seda, arvatavasti teil ka ei ole. Et selle vastu ei olegi midagi teha, et tuleb nagu mõelda teistpidi, et mis on alternatiivid. Alternatiivid ongi see, et ma olen mõelnud, et kui nüüd kõik inimesed, kes hakkavad ringi liikuma, kannaks maske, siis ka need, kes tahtmatult nagu kannavad endas koroonat, nad ei tea sellest, siis isegi kui ta köhib, siis kuigi palju see salvrätt või riidetükk, mis tal on, seda ikkagi endasse nagu võtab. Et kuidagi tuleks nüüd seda hakata propageerima, et kindad ja mask. Et lihtsalt vähendada seda tõenäosust. Nii palju kui võimalik. Siis mis meil veel? See ka, et tundub, et terve planeet on samas paadis.
et kõik tegelevad selle probleemiga, kuskile põgeneda ei saa. Kosmonaudi ka kuskil nähtava koha peal, kas saate kuskil panna, mis sahtlis midagi. Aga küll, on siia siis, koha peale. Et kuskile põgeneda ei saa, et igaüks peab ise hakkama saama. Ja seda oli ka siis, kui nüüd siin õhtul see saade oli selle majandusministriga, et näib, et see olukord jah, nüüd siin lähinädalatel läheb ikkagi sedasi, et iga riik enda eest mingis mõttes, et kõigil on perse ahjus ja kõik üritavad oma rahvast säästa, et kaubad ikka kohale jõudma ja numbrid hakkavad muutuma, et tellimus on antud konkreetse summa peale, ja siis kui saatmiseks läheb, enam pakkumine enam vähem, et noh, see on jama. Mis oli äge, oli see, et mul tuli see natuke üllatusena, aga tegelikult Eestis on päris tugev nagu valmidus selliseks olukorraks. Seda pidi olemas, et meil on olemas omal koha peal maskide tootmine Sillamäel, siis meil on olemas oma piirituse vabrik, ehk siis testvahendid asju me saame koha peal toota, et me saame väga paljusid asju koha peal toota. Ja tundub, et kuidagi selle probleemiga tegelemise edu määrabki ära see, kui palju saadakse koha peal asjadega hakkama iseseisvalt. Et see on päris äge. Et valmidus on olemas, asjadega tegeletakse. Et see on päris äge. Nii, no jah, võt need numbrid nüüd kasvavad nagu nii pagana kiiresti, et globaalselt läks 167 päeva aega selle jaoks, et jõuda 100 000 registreeritud nakatununi. 167 päeva. 200 000-ni läks meil 11 päeva. 300 000-ni läks meil 4 päeva. Noh, ma ei teagi. Nüüd on juba 466 000. See on nüüd siis, ma ei teagi, vist päevaga. Vähem veel. Et nii ta on. Noh, jah, vaata selle globaalset numbrite vooru ka siis juba ära, kui sinna läks, et hetkel siis maailmas on registreeritud nakatunuid 466 000. See nüüd sellest ei tasu nagu väga sellest numbrist heidutada last, et 466 000-st enamus neist saavad iseseisvalt terveks. Hetkel maailmas on taastunud inimesi, kes on sellest haigusest välja tulnud, kes on siis registreeritud, et on nakatunud ja siis ta on nagu välja tulnud, on 115 000. 199 riiki on koroonaküüsis ja hetkel on surma saanud 21 000 inimest. 21 000. Nii. Mis oli veel huvitav uudis oli, et World Health Organization on võtnud sarnase suhtumise nagu mina oma koroonale jalaga, ehk siis nad on hakanud koos FIFA-ga siis proovivad nagu mingit sükest noortele sükest, propaganda oli õige sõna, ütleme sükest mõttelaadi, et koroonal tuleb nagu jalaga anda jalgpallis, et tast nagu jagu saada. Siis mis oli veel, oli huvitav, et üks arst rääkis, et nüüd tasub jälgida seda, et ei tekiks vedeliku puudust. Et isegi kui te nüüd hakkate kuskil siin looduses käima ja kas või toas aega veetma, et jälgige seda, et teil ikkagi vedeliku puudust ei tekiks. Et see jutt, et siin mingi iga 10 minutit ainult vett juua, see on nagu päris paika ei pea, aga ikkagi seda, et päevast oleks vist, ma ei tea, mis see norm on 2 liitrit või midagi sükest, et kogu aeg vett juua. Jälgida seda, et vesi sul ikkagi alati käe ja laulatusel oleks. Eriti kui sa veel kohvi jood. Ja eriti veel, kui sa suitsu teed. Ja veel eriti, kui sa alkoholi jood, et siis kõik, mis viib kehast vedeliku välja, et vedelik tuleb ka asemele panna. Noh, selle isolatsiooniga muidugi see asi, et selle isolatsiooni tulemus, millal ta hakkab siis näitama seda pöördumist, see võtab paar nädalat aega.
et see me nüüd vaikselt lähme ka siin lukku ära. Et seda me näeme alles 2-3 nädala pärast, kui need numbrid hakkavad meil langema. Et nii ta kahjuks on. Sest hetkel globaalselt see pandeemia kiireneb, võtab aina tuure ülesse. Et nii ta on. Siis üks äge uudis oli Itaaliast. Et Itaalias oli üks väike linn nimega Voo. Ja selles linnas on 3000 elanikku umbes. Ja mis see linn tegi, siis kui neil esimene juhtum tuvastati, oli see, et nad testisid kõik inimesed ära, kes seal linnas olid. Kõik. Vahepeal pole terve, haige, noor, vana, ei lugenud. kõik testiti ära. Ehk sest see linn, seda testimist tehti 2 korda 2 ringi. Ehk siis loodi täielik arusaam, mis seis ja mis olukord linnas on. Kellel on viirus, kellel ei ole, kes, kuidas, karantiini, kes mitte. Tänu sellele see linn on siiamaani põrdlemisi nagu probleemivaba olnud. Ma hakkasin mõtlema, et tegelikult see oleks nagu asi, mida võiks ka Eestis teha. Validagi mingi väike linn välja. Noh, see on muidugi see testide küsimus, et kui palju meil teste on ja nii edasi. Kui meil oleks olemas mingisugune selline kindel punkt Eestis, see on nagu pusles, et sa paned mingisuguse nurga kokku, millest sa hakkad ülejäänud pilti siis edasi ehitama. Et mingi kindel punkt, kus seda probleemi ei ole või see probleem on kontrolli all. Et ongi, me teame, et see linn või küla, seal ei ole seda probleemi. See on kontrollitud, see on testitud, see on puhas punkt. Sealt see on nagu punkt, millest saaks see puhtus hakata edasi arenema. Ja see on nagu mingi koht, mida puhtana hoida ka, et või nagu viirusevabana või nagu, kas just viirusevabana, aga kontrolli all. Et kui ütleme, et kui olekski nagu Eesti kaart ja sinna peale nagu märgiks nagu punasega kõik need kohad, mis on nakatunud, siis oleks üks koht, mis ei oleks. Või kui oleks, siis ta oleks nagu kontrolli all. Et see ongi see, et see on see lootuse kiir, et ükstas puha mis, sealt see asi ikkagi, et see valgus tuleb tagasi. Et siuke asi võiks olla. Siis mis siis veel? No see ongi see, et sõda ei saa võita ainult kaitstes. Tuleb rünnata. Ja mida ma sellel mõtlen on see, et selle asemel, et see läheb selle enda tugevuse tõstmisega nagu kokku, et selle asemel, et nagu kodus isolatsioonis istuda ja ennast kaitsta ja et nii, nüüd ma kuskil lähe, tuleks öelda nagu hoopis vastupidi, et okei, ma olen kodus nagu lukus, aga ma teen ennast tugevamaks. Ma kasvatan enda võimekust nagu vastu hakata. Tehes siis enda immuunsüsteemi tugevamaks. Uurides, kuidas immuunsüsteem töötab. Vanakooli tarkus on see, et külm dušš näiteks. Ja sellel on natukene nagu teaduspõhja ka taga juba. Et üldiselt vist reegel on see, et mugavus teeb meid nõrgemaks. Et mugavusest välja tulemine ikkagi tugevdab nii vaimu, hinge kui ka keha. Et sellega tasub nagu tegelema hakata. Et nagu koduseid vahendeid kasutades teha ennast tugevamaks. Ma mäletan, tegelikult ma olen oma elus olnud võrdlemisi vähe haige. Ja osalt ma tänan nagu oma vanemaid selle eest, sest ma siiamaani mäletan seda, kuidas kui ma päris pisikene olin, kuidas nad lasid kraanikausi külma vett täis, siis toppisid mind sinna sisse. Karastamine teeb tugevamaks. Jube ebamugav oli, aga see on loonud sükse väga tugeva põhja. Ja samamoodi me nüüd saamegi igapäevaselt ise ka hakata enda nagu seda kilpi või tugevast või põhja üles ehitama sellega, et hakkamegi enda immuun üles ehitama. Ja jälgime seda, et iga päev liigutame ennast, proovime mingit trenni teha, õnneks internet on meil olemas veel, võimlemisharjutused, joogad, külm dušš, hommikul ärkad üles ja jood klaasi vett, enne kui hakkad muid asju omal kõhtu toppima. Sellised vanakooli tarkused, need töötavad. Eks küüslauk kindlasti mängib ka oma osa sellest. Sest isegi kui see ütleme protsent, mida näiteks see külm dušš või tähendab, ütleme karastamine meil annab, on hästi väikene. Ta on ikkagi midagi.
see on samamoodi nende maskidega, et olgu, et see võib-olla ise riidest tehtud mask kaitseb ainult hästi natukene, ta kaitseb natukenegi. Ja kui me paneme hästi palju neid väikseid asju kokku, siis sealt võib täitsa arvestatav nagu tulemus tulla. Ja ma soovitangi, et kui teil on tarvis ikkagi minna kuskile poodi või tööle või midagi teha, kanna mingit maski, kanna mingit kindaid, lihtsalt ole ettevaatlik. Väiksed sammud, need viivad meid edasi. Mul tekkis ka nagu selline nägemus selle üldse tuleviku suhtes, sellepärast mul siin viimast paar päeva ma nagu jätsingi ära, et vaadates, kuidas kõik asjad kokku jooksevad ja nüüd on see kehvade uudiste periood, et midagi nagu ilusat tulemus ei ole, et majandus jookseb kokku ja kõik jookseb kokku ja nii ja naa ja raadios öeldi ka, et tehastel on võib-olla paari kuu jagu nagu varusid, aga peale seda ongi jama, et nagu tunduski, et nagu et ongi lõpp, et kui asjad jooksevadki kokku ju. Ja siis ma mõtlesin, et väga palju nagu räägitakse sellest, et nagu taastada see, mis oli. See majandus, mis oli, et seda nagu taastada. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et aga on ju ka teine tee, taastamise asemel midagi uut luua. Eks see vana süsteem oli nii, nagu ta oli, et võib-olla kasutadagi seda aega ära selle jaoks, et mingisugune uus süsteem luua. See esialgne nägemus, mis mul on, tuleneb ka sellest, et millest see praegune probleem niivõrd kiiresti, niivõrd suureks kasvab, on ju see, et inimesed elavad kõik niivõrd palju koos. Tallinnas, Tartus, suurtes linnades igal pool. Kõik koonduvad nagu hästi väikese pindala peale kokku elama ja siis seal hakkavad asjad levima. Ja kuna see olukord toob kaasa selle, et kõik kolib mõnes mõttes internetti. Kool kolis internetti, töö kolib internetti, poes käimine kolib internetti. See nagu annab ju võimaluse sellele, et inimesed võiksid tagasi kolida väikestesse kohtadesse maale. Interneti võimekus on meil ju niivõrd tugev nüüd olemas, et kõik saaksid ju minna elama igale poole mujale. Kui Tallinnasse või väikestesse uberikesse kuskile mingi Kopli või 16 ruudu peale või kuskil, et sama raha eest, mis see 16 ruutu maksab, saad juba kuskil maakohas omale võib-olla väikse majagi osta. Ja küll, et ta võib-olla ei ole kõikide mugavustega, mis siis. Et ma hakkasingi mõtlema, et tegelikult võiks proovida midagi uut luua. Sest tegelikult võtamegi näiteks mingisuguse mõtlen mõne eriala, mille pealt nagu näite tuua. Võtame näiteks mõne inimese, kes on ütleme, moekunstnik on õige sõna, aga mõni inimene, kes toodab riideid. Ta mõnes mõttes ei pea seda enam Tallinnas tegema. Ta võib seda teha ükstaspuha kus Eestis. Sest kui asju ostetakse üle interneti ja kaupu tellitakse üle interneti, ka toormaterjale, riideid, kõike, mida on vaja selle töö tegemiseks, saab üle nagu interneti tellida. Et mul nagu see nägemus on midagi sellist, et inimesed tegelikult lähevadki tagasi maale elama. Hakkab toimuma palju tihedam kaupade vedamine igale poole ja tekivad sellised nagu kogukonnad tagasi. Kus inimesed teevadki tööd, oma kaupa nad müüvad üle mingisuguste internetiplatvormide ja selle kauba veevad teistesse kogukondadesse laiali erinevad kullerteenused. Mul näib, et see selline tulevik oleks täitsa mõeldav. Ja isegi kui meil tekiks ka veel mingisugune viirushaigus või mingisugune puhang, siis selle leviku peatamine ja kontrollimine on palju lihtsam, sellepärast, et inimesed elavad kogukondades ja maakohtades igal pool mujal, et lähevadki lukku ära ja pole häda. Et see on selline huvitav nägemus ja mul on sellised mõned mõtted, kuidas seda nagu alustada. Et praegu see jutt on mul veel segane, sellepärast, et ta on võrdlemisi toores idee, aga ma näen, et ta töötaks.
sest vajadus nagu suure linna järgi, seda nagu ei ole enam. Ei ole enam vaja, et sul nagu mõnes mõttes kõik käe-jala juures oleks, sellepärast, et mõnes mõttes on sul kõik taskus telefonis. Ja kui see kullerteenus läheb palju efektiivsemaks ja kiiremaks, mida ta praegu teeb, sest me oleme olukorras, kus ta peab minema palju efektiivsemaks ja kiiremaks, siis see kõik ju võiks täitsa töötada, et telidki telefonist ära, et nii, võt, mul täna sauna õhtu tahaks võt nii palju õlusid ja mingit ampsu ka kõrvale. Hommikul tellid ära, õhtul on ta sul juba kohal. Me säästame sellega loodust, kütust, kõike muud. Et ma näen, et see oleks mingisugune asi, et kuna Eesti on väikene, siis siin see idee võikski täitsa nagu töötada ka, et saaksime eesrindlikud olla. Et ma näen, et meil on võimalus sellest täitsa isegi nagu päris huvitavasse uude maailma välja tulla. Ja see on mul üks mõte veel, et kuna tundub, et majanduskrahhist siin mingit pääsu enam ei ole, siis kui see olukord mingi hetk nagu leebub või muutub paremaks, siis ma tahaks, et oleks olemas selline internetilehekülg ja mingisugune äpp telefonis, mille käima pannes, oletame, et mul tekib mingisugune hetk, kus mul on parasjagu, ma näen, et mul on natuke vaba aega, ma panen selle käima ja ta näitab minu ümber kohti, kus inimestel on abikäsi vaja. Sest tundub, et mingisugune protsent Eestis ikkagi, ütleme, töölisjõust on olnud välistöölised ja kui need ära kaovad, siis abikätte vajadus tekib päris suur. Nagu juba kuulda on, et meedikutel ka abikäsi vaja päris palju. Aga nüüd ongi see, et kui ma paneks selle äppi käima või selle netilehe teeks lahti, ma näen, et 2 kilomeetri kaugusel, seal on praegu homme abikäsi vaja, sellepärast, et siuke töö on vaja teha. Et see annab siukse teatava kiiruse mingisuguste olmeliste probleemide lahendamiseks ja siukeste olukordade nagu kiireks likvideerimiseks. Meenub ka vaata, kui meil oli nüüd siin sügisel see suur torm, kus hästi palju puid kukkus ümber ja kahjuks üks inimene surma sai. Et kui siukene nagu lahendus oleks olemas olnud, et jooksvalt inimesed olekski saanud panna, kes näiteks sõidavadki ühest teiste otsast teise ja näevad, et need pagan puu on maha kukkunud, nad panevad sinna kuskile sinna äppi selle linnukese, et siin on ruttu abikätt vaja, siin on puutee peal. Kindlasti selle ümberringi on mingisugune inimene, kellel on mootorsaak kodus olemas ja ta on sellest probleemist võib-olla kilomeetri kaugusel, ta saab kohe minna selle puu laiali saagida ja elu läheb edasi. Et siukene kiirus ja mobiilsus tänu sellele, et probleemid on nähtavad nendele, kes saavad probleeme lahendada. Kogukonna värk on ju. Et näen jah, et sellest saab midagi täitsa ilusat ja toredat välja tulla. Et ma ei tea, tundub, et samal kujul meil see elu enam ei taastu, mis ta meil siin 1-2 tagasi oli. Täpselt selliseks ta enam ei muutu. Võib-olla oli ka aeg, on ju. Võib-olla oli ka aeg. Nii, aga nüüd on siis see osa läbi ja ma vaatan nüüd siis küsimusi. Ma annan ka teada seda, et kõiki küsimusi ma ei näe. Facebook ise, ma ei tea, mille järgi reguleerib, mida ma näen, mida mitte. Nii et ärge pahandage, kui ma su küsimust ei näe ja ei tegele sellega. Niimoodi. Anni annab teada, tubli, et puhkamise aja endal lubasid. Jap, oli tarvis mõtteid koguda ja vaadata, kuhu me siis edasi läheme. Sest oligi see, et nagu kõik läheb allamäge, kõik läheb allamäge, aga ei ole nagu seda nägemust, kuhu ta siis nagu lõpuks siis ka nagu välja jõuab, et läheb ja siis nagu ongi maailma lõpp. Vaadake, maailma lõpp on alati, tähendab lõpp ja surm on alati millegi uue algus. Me peame nägema seda ka, et sellele järgneb algus, millegi uue algus. Et see, meil nüüd on siin tulemas suurem koondamislaine ja paljud inimesed jäävad tööta. Sellele alati järgneb ju see, et tekib suur nagu
värbamislaine, kus kõigil on järsku abikäsi vaja ja kõigil on järsku töölisi vaja. See on tulemas. Peame selle vahepealse aja lihtsalt üle elama. Muidugi elame üle, mis pole küsimustki. Peame lihtsalt valmis olema selleks, et kui tekib see tagasi üles ronimine, et ka siis kõik ülejäändased toimiksid. Et selle jaoks peab nagu valmidus olemas olema. Ja asjad liiguvad. Siin oli lahe uudis oli ka Lätist, et kus Läti mingi startup avastas, nad saavad 3D printerite ja CNC freesidega hakata kaitsemaske tootma. Noh, väga lahe. Ja nad ütlesid, et neil see valmidus neid nagu toota, kui nad selle idee nagu lõpuks välja töötavad, siis põhimõtteliselt neid saab ka Eestis tootma hakata. Et see ongi see, et seal töötati mingisugusele probleemi üle lahendus, mida siis saavad ka teised rakendama hakata. Ja ka igasuguste ravimite ja vastumeetmete poole pealt, et asjad liiguvad. Aga noh, selleks ajaks, kui see ütleme pauk tuleb, sellest me ei pääse. Aga katsume selle teise paugu ära hoida, et see korduma ei hakkaks. Nii, mis siit küsimust. Aleksei ütleb, sinu toode on positiivne suhtumine meile. Jah. Aga mul on peldikus on seina peal siuke väikene sildikene, mille ma ostsin Eesti kunst Ermist. See on vist mingi Kreeko filosoofi öeldud, et just raskused näitavad seda, kes me oleme. Et see, kui me siin rahulikul ja õndsal ajal toriseme ja nii edasi, see tegelikult ei näita, kes me oleme. Et nüüd, kui meil on olukord hapuks minemas, nüüd me saame näidata seda, millest me tehtud oleme, kes me oleme, milleks me võimelised oleme. Meil on valik, et kas me hakkame olukorra üle vinguma või me proovime leida lahendusi. Või me proovime anda endast parima, et kuidagi sellest olukorrast välja tulla ja võib-olla isegi ka edukalt välja tulla. Et selles suhtes suhtumise küsimus on. Kas vinguda või vastu hakata? Olukord on sitt, selge. Kas sellest sittas kasvab midagi? Kasvab. Väga hea, hakkame istutama. Aleksei, et hakkame tootma kaitsemaske 4 liitritest siirupikanistritest. No näiteks on ju. Kadri ütleb, et tänase tuule juures 2 meetrit veits vähed. Ja tegelikult 4 meetrit nad räägivad, aga parem 2 meetrit kui mitte midagi. Et eks see on nagu lihtsalt nagu mõtteline, et inimesed, kes muidu aru ei saa, neile peab ütlema. Et Aristoteles ütles kunagi väga ilusti, et reeglid on neile, kes muidu aru ei saa. Ja nii on ju. Ja nende jaoks siis tuleb reegel luua. Ja üldse on nagu poes käiminegi, et katsu sa poes 2 meetrist vahet hoida. Üpris keeruline. Aga noh, see idee sellest, et sa pead distantsi hoidma, see idee on see, mis on määrab ja tähtis. Kadri ütleb, et India on tõesti super, meie oleme pehmod suhtumises. Tegelikult ei ole me nii väga pehmod. Me oleme lihtsalt, eks see toob omajagu väga palju probleeme Indias kaasa, et nad nii ruttu, nii radikaalse otsuse võtsid vastu, sest India ärkas suhteliselt hilja probleemile. Ja siis, kui nad ärkasid, sa said aru, et nüüd ongi kellad ja nüüd peabki põhimõtteliselt kõik lukku panema. Noh, ärkasime Eestis, millal me ärkasime. Noh, kas just ärkasime, selles suhtes, et siin on igalt poolt välja tulnud, et riik on selleks olukorraks valmistunud juba natukene aega. Võib-olla see ettevalmistus oleks neid suurem olla, aga ega ei aimatud, kui suureks see probleem võib minna. Aga no nii on. Aga no jah, see eks näis, mis sealt Indias saama hakkab, et eks need numbrid võivad sealt päris koledad tulla ja eks näis. Kadri ütleb, et see Itaalia linnapeade endast välja pöördumine, mida jagasid, oli super. See oli päris äge, jah. Aga see just oligi see, kus nad, just see üks linnapea, kes ütles ka, et seal noored, kes plaanisid nagu kooli lõpetamise puhul teha, siis ütleme lõpupiduvini
siis ta ütles, et noh, et kui te teete selle lõpupeo, siis me tuleme põhimõtteliselt sõjaväega teile ukse taha ja me võtame leegiheitjad kaasa ja meid ei huvita, on ju. Et selline ninnu nennutamine ja ilusad sõnad ja kodru nunnutamine ei tööta, et ma natukene, miks ma ka selle eelmise saate maha võtsin, siis ma natuke nagu pettusin ka nagu presidendis, aga samas ma hiljem nagu tagantjärgi mõtlesin, et eks käed on seotud ja nii edasi, aga kuidagi sihukest nagu julgemat sõnavõttu oleks küll vaja. Ja eks nad hakkavad tulema ka, et on sihuke järk-järguline protsess, mis on vaikselt kasvab ja kasvab ja kasvab, et noh, see ka, kus me ju praegu oleme, ju seda ütlesin teile 2 nädalat, 3 nädalat tagasi, et noh, mis järgus ta läheb, et selles suhtes on enam-vähem nagu täpselt plaanis. Eks ta oleks võinud küll kiiremini, aga see ongi nii paljud asjad on seotud, et keeruline on ju. Aleksei ütleb, et ühe keelu vastu astus Portland, et ei tahtnud korralikku ennetust, ei andnud meedia kaudu teada, et kõik ostud toimuvad veebilehe kaudu, mitte reaalses kaupluses. No see Portlandi intsident oli jah, veits nagu jabur ja tobe ja suht õudusune nagu. Ja noh, see on ka kurb, et see nagu näitab ka inimeste nagu sihukest teadmatust. Ja see ongi see kõige sitem, et selle intsidendi tagajärjel arvatavasti päris mitmed inimesed surevad ära. Ja kes siis vastutab, on ju? Sest keegi vastutab. Keegi vastutab. Et siin ongi jah, et võib-olla sihuke no vaata ongi, vaata, see on nagu üldiselt nagu, olles nüüd nagu seda globaalset olukorda jälginud, on eestlased väga eesrindlikud olnud. Meil inimesed läksid karantiini ja isolatsiooni ennem kui öeldi, et on vaja minna, ennem kui öeldi, et on vaja distantsi hoida, inimesed juba hoidsid distantsi, ennem kui öeldi, et on vaja noh, midagi ennetlikult käituti. Kõigini see ei jõudnud ja kõik ei hoolivad ka sellest ja paljudel oli pohhu. Noh, eks seal on mitu tahku, et osalt on süüdi see, et seda olukorda alguses võrreldi tavalise gripiga. Noh, see oli väga suur viga, mille hinda me nüüd maksame. Sest see andis teatava nagu sükse enesekindluse ja sükse nagu põhjenduse või lohutuse sellele olukorrale. Ei, mis on tavaline gripp, meil öeldi 4 nädalat tagasi, et see pole mingi probleem. See on lihtsalt mingi ülepaisutatud olukord praegu. See ülepaisutatud olukord arvates tähendab seda, et Ameerikas võib-olla miljoneid või 10 miljoneid inimesi ära surma. Kas ma nägin ennem õigesti, aga Prantsusmaal vist suri täna 1000 inimest ära. 1000. Ja see on alles algus. Et noh, see nagu näitab ka nagu seda, et meil endil tasub ka olla mõnes mõttes nagu ettevaatlik. Mingite ütlemistega, mis võivad hakata nagu lumepallina veerema ja millele hiljem inimesed võivad nagu toetuma hakata. Et peab ettevaatlik olema. Nii, Kadri ütleb, et mask on nüüd küll valitsuse ärge paanitsega teema. Täna ei ole maske valitsusel ega tsiviilis. No vaat selle maskiga ongi see, et vaata, osalt, miks see öeldi, et maski ei ole vaja kokku osta, on see, et meedikutele jätkuks piisavalt maske. Et inimesed ei läheks poest maski ostma. Aga ma arvan, et see mõnes mõttes on nagu noh, see ei ole enam probleem, et ma arvan, et kõik maskid, mis on meedikutele kokku korjatud. Ja kui sul on ka kodus varutud kastide viisi maske, siis ole pai, arvuta kokku, kui palju sul maske võib kuluda järgmise 2 kuu jooksul. Noh, ütleme, käid nädalas korra või 2 käid poes. Arvuta välja, palju sul vaja on, pane need kõrvale ja ülejäänud anna meedikutele. Sest neil läheb vaja. See ongi nende kaitse, see on ainukene kaitse, mis neil on. Noh, okei, kinded ja muud asjad ka veel, et kui sul on ka neid varutud, anna neile. Sest kui meil meditsiin kukub, siis on nii nagu Itaalias ja Hispaanias ja mujalgi. Probleem ongi selles, et kui haigeid tekib rohkem
tähendab, haigeid, kes vajavad meditsiinilist abi, tekib rohkem, kui on meditsiiniline võimekus, siis need inimesed lihtsalt surevad ära. Et siin oligi ju paar päeva tagasi see kurb video Hispaaniast, kus arst ütleski, et pisar silmi täiskasvanud mees, et nad on olukorras, kus nad peavad võtma vanematelt inimestelt aparaadid küljest ära ja nooremate külge panema ja siis annavad vanematele inimestele tuimestavat mingisugust ravimit, et nad saaksid kergemini ära surra. Proovime nagu seda ikkagi vältida, et kaitseme meedikuid nii palju kui saame. Sest me peame tegema seda. Meil niigi vähe meedikuid. Meil ei ole neid kuskilt juurde ka võtta. Nii et kõik maskid meedikutele, hindad meedikutele. No. Nii. Aleksei siin räägib, et kas aitaks ka neid maske kasutada, mis on sellised lastega mood ja ainult silmaaugud on lahti? Mina arvan, et kõik aitab. Idee on lihtsalt selles, et seda tõenäosust vähendada. Ega ta nagu ei anna sulle 100% kaitset, aga kui ta annab sulle 1% kaitset ja ta 1% kaitset teisi, ka sellest on abi. Olgu, et see on väike abi, aga ta on juba abi. Et kõik, mis aitab, tuleb nüüd praegu ära kasutada. Iseenesest olekski lahe, kui kõik vanemad inimesed, kes kodus istuvad ja kellel on nõmblemisoskus olemas, et hakake vorpima. Ja need võiks, siis võikski kuidagi lihtsamalt kättesaadavad ka olla ja need asjad. Kõik, mis aitab, kõik tuleb ära kasutada. Marina ütleb, et autodega inimesed saavad maal elada, aga jalakäijad ei koli kuskile mujale. Seda küll. Et siis tulebki mõelda, mis variandid kodus on. Nii. Karit annab teada, et tugeva vastupanu võime annab ka leige sidruni vee joomine. See teeb keha aluseliseks. Parasiitidele ja bakteritele hapteline keskkond ju maiuspala. Miks leige vesi? Külm vesi jääb makku pidama, kuniks neerud on selle üles soojendanud 37–38 kraadi. Kui temperatuur on saavutatud, mao lukk avaneb ja vesi liigub edasi. Selleks hetkeks on see juba happeline. Jep. Huvitav, see on nagu selline asi, et seda peab kontrollima. Sest mu oma meedikust vanaema räägib just, et hommikul tuleb külma vett juua, et see äratab kõhu ülesse. Selle peaks paika panema. Tegelikult peakski tegema mingisuguse siukse keha immuuni ABC, milline käitumine aitaks kõige efektiivsemalt ja kõige paremini nagu siis seda keha töös hoida. Ja. Inge ütleb, et esimesed teadlikud on ajast ees. Nad on juba tagasi maal ja tegutsevad. Keit, sinu mõttemuster on restarti tegev teistele. Ole hoitud. Aitüma. Nii, Piret. Meie kandis mõned bussijuhid sõitsid liini maakohtades mootor saagpagasnikus ja kui tormiga mõni puu tee peal, siis saag välja ja tee puhtaks, et ikka inimesed jõuaksid tööle. Väga lahe. Vaat see ongi see, et see on nagu valmidus probleemiks. Et ei ole nagu sellist harjumuspärast, et või nagu ütleme sellist usaldamist, et mitte midagi nagu nii ei juhtu ja kõik on nagu nii tore ja kõik on nagu nii ilus ja siuke, eks me sellest kasvasime natuke kaugeks, et harjusime ära turvalise maailmaga, kus mitte midagi ei juhtu ja tegelesime oma pseudoprobleemidega hommikust õhtuni. Aleksei ütleb, et kui ma olin ka sõpradega õues, aga hoidsime distantsi 5 meetriste vahedega. Paganaga 5 meetri pealt, sa pead oma sõprade peal karjuma, et nendega suhelda. Eks need on sellised huvitavad probleemid, millega me nüüd siin silmitsi seisame.
Karit ütleb, et Soome HUS haiglas on üle 40 töötaja juba haigestunud info tutvuste kaudu. Hoidkem Eesti meedikuid tõepoolest. Ja seda peab tegema. Et nüüd katsume ka ise leidlikud olla, et mida meil on võimalik teha selle jaoks, et neid hoida. Peame neid põhimõtteliselt nagu sitta vilpa peale hoidma, et midagi selle juhtuks. Et peale selle, et paljud meedikud on vananevad, neid on vähe ja probleem on suur. Et see on siuke, nemad on meie kullapaid praegu. Keiu ütleb, et täna nägin mingeid kaadreid Riigikogu spiikri valimistest ja mitmel olid maskid. Eelkõige hindan just nii-öelda eeskuju maski kandmisest ja 2 meetrist distantsi. Jah. Tegelikult võiks neil kõigil olla maskid. Ja see mask ei pea olema ju kole. Vaat see ongi see asi, et see mask on nagu kuidagi tekitanud siukse õõvastava nagu olukorra, et see valge ja kole mask, et võikski olla ju iganes selle Reformierakonna see põhitädi on seal. Et ka mingi siuke, ma ei tea, musta värvi mask, kus on mingi väike nende logo külje peal. Idee on selles, et see mask natukene aitab. Et ta ei pea olema see kõikidele standarditele ja asjadele vastav mask, need võiks olla kõik meedikutel. Aga ükstaspuha mingi suvaline asi, mis natukenegi väldib seda, et sa ei topiks oma asju suhu, näppe suhu ja juhul kui sul see viirus ka on, et sa seda nagu välja ei köhiks. Arvatavasti sellest tavalist riidest maskist tuleb ka natukene läbi, aga ta tuleb natukene välja ja ta ei tule hooga välja, et kui sa köhid, sa juba annad nagu hoo sisse, siis see nagu plahvatab su seest välja. Et ta on väikene, ta on mingisugunegi filter. Aga see on jälle, see on siukene ämber, mis arvatavasti natukene maksab kätte, et kas ta just ämber on, seda ei teadnud aimata, et see probleem tuleb. Et samamoodi nagu, et koroona on tavaline gripp, samamoodi tuleb ka see maski kandmise teema, et maski kandmine mõttetu ja siis on nagu selle esialgse info ümber kujundamine, see saab ääretult nagu keeruline olema. Et jah. Sigrit ütleb, et C-vitamiin pidi aitama, minu meelest Hiinas tehti isegi C-vitamiini süste. Jap, C-vitamiin aitab. Mõte ongi selles, et ei tohi nagu sassi ajada seda, et kas C-vitamiin aitab koroona vastu, ei, aga ta aitab kehal töötada optimaalselt. Ta turgutab keha üles, kui keha on üles turgutatud, töötab ka immuun paremini. Et kõik, mis nagu aitab kehal nagu töötada täisvõimsusel. Kõike tuleb nagu rakendada. Nii, tükk šokolaadi. D-vitamiin, kindlasti, kui toas peab istuma. Ja eriti, kui sul ei ole päikse pool aknad ka, et sa ei saagi päevas üldse päikest näha, et siis kindlasti tuleb D-vitamiini hakata manustama. Tsink aitab immuuni. Olen isegi leidnud midagi, et kuidagi tsingi, ma mäletan veel mingi asja koos mõjul, pidi kuidagi keha suutma sellest koroonast eriti hästi jagu saada, ma ei mäleta, mis see teine oli. Uudiseid tuleb ka iga päev nii palju erinevatest ravimitest asjadest, mis nad siin katsetavad ja uurivad ja puurivad ja need antikehad, mis nad siin uurivad ja puurivad. Mis sa loodaks, et loodan teiega 2 asja peale, et Eestis ka ma nägin uudist, et tekiks võimekus ise koha peal teste toota ja mingid siuksed teste, mida on võimalik hästi kiirelt teha. Et saaks kuidagi ära kaardistatud võimalikult suur hulk inimesi ja siis läbi selle tekitadagi siis nagu isolatsioone ja muid asju, karantiine. Ja teine asi on see antikehade test, mis võiks võimalikult ruttu tulla, et saaks ära kaardistada ka need inimesed, kes on selle haiguse juba läbi põdenud, sest nemad saaksid juba tagasi tööle minna. Need on nagu 2 siukest võtit, mis võimalikult kiiresti peaks nagu paika saama. Vaktsiiniga läheb aega. Viimane uudis, mis ma sain teada, on see, et arvatavasti vaktsiin selle koroona vastu jõuab põhimõtteliselt arstide kätte, kes saavad seda hakata inimestesse süstima, mis iganes moodusel seda hakatakse manustama, järgmise aasta suvel alles, suve alguses.
et arvatavasti ta kuskil kevadeks saab valmis, aga siis see tootmised ja kõik regulatsioonid ja kõik sellega seonduv, see võtab veel omajagu aega. Ja see probleem jääb meiega pikemaks. Mis teeb selle probleemi pikaks on see, et mida on ka nüüd Hiina pealt näha olnud. Hiinas selles suhtes ei ole nagu see probleem lahendatud. Inimesed istuvad siiamaani karantiinis. Mida nad nagu jälgivad ongi see, et kui nad nagu vaikselt leevendavad nagu karantiine ja lubavad inimestel liikuda, siis on hakanud uuesti tekkima haiguse puhangud. Et selle jälgimine, sellega tegelemine on pikemaajaline, et eks need puhanguid ja haigestumisi hakkab nüüd ikka, seda me nüüd kuuleme pikalt. Aga pole hullu, et kui me kuuleme seda pikalt, see tähendab seda, et me oleme suutnud seda venitada sellega tegelemist võimalikult pikaks. Kus see joonis oli? See päris hea joonis tegelikult. Suht kehvasti joonistatud, aga idee on päris äge. Pole küll minu leiutatud. Ühelt inimeselt nägin YouTube'is. Nii, vaatame, et seda näha ka on. Nii. Või, pagan seda ikka üldse on näha. Pastakas asi on. Siin on mingi märk, et istame siia selles. Nii. Nii, siuke telg. Ütleme, et siis see tulp on kogu populatsioon. Ütleme, need on kõik eestlased. Kõik eestlased, kes meil on siis see tulp. See telg on meil siin aeg. Ja see on siis inimesed. Nii, see on siis kõik inimesed, kes Eestis elavad. Ütleme, et sellest kõikidest nendest inimestest ütleme, kõige hullem variant 80% nakatub. Nii. Ja siis sellest 80%-st, praegu räägitakse, et ülemaailmselt kuskil 20% plussid miinused võib vajada arstiabi. Nii, aga paneme nüüd nendele kõigile rattad alla. Siit tulebki see ajatelje asi. Et nad kõik oleks justkui nagu, ütleme, rongivagunid. Nii. Joonistamine on nii nagu on. Nii. Ja see siin on siis haigla. Ehk siis see vagun peab siit haigla ustest läbi mahtuma. Nüüd tähtis on see, et see vagun nendest inimestest, kes peavad haiglasse jõudma, et see vagun oleks piisavalt pisikene, et ta mahuks siit läbi. Et meditsiini inimesed, haiglad saaksid kõikide nende inimestega ära tegeleda, kes selle vaguni peal olla. Nüüd ongi see, et kuidas me saame nagu vähendada seda hulka, tähendab selle vaguni suurust. Et see vagun oleks kindlasti nii palju pisikene, et ta mahuks siit väravast läbi. Ja selle jaoks ongi siis 80%, et seda numbrit võimalikult väiksena hoida, ongi näiteks isolatsioon. Isolatsiooniga me teeme selle protsendi väiksemaks, ehk siis vähem inimesi nakatub. Siis maskide kandmine, kinnaste kandmine, sellega me teeme ka seda protsenti vähemaks, et aina vähem inimesi nakatuks. Ja ka immuuni tõstmine, erinevad mis iganes meetmeid kasutades. Me üritame teha seda protsenti väiksemaks, et aina vähem inimesi nakatuks ja kes ka nakatuvad, et nemad oleks nii palju tugevad, et nad saaksid sellega iseseisvalt hakkama. Siuke segane joonis, aga minu arust päris äge. Et just see ajatelg ka, et mida
ütleme, mida aeglasemalt need inimesed, kes vajavad meditsiinilist abi, mida aeglasemalt, ütleme, kuidas ma seda ütlen, no see on seesama asi, mida vähem inimesi korraga nagu raskelt haigestub, seda parem variant, seda kiiremini, seda efektiivsemalt saavad meedikud. See on see sama näide, mis ma tõin ükskord, et kui 100 inimest lähevad korraga McDonaldsisse hamburgerit tellima, siis 20 inimest saavad sööduks, aga ülejäänud 80 jäävad nälga. Sama asi, et kui 100 inimest korraga tahavad meditsiinilist abi saada, võib-olla 20 saavad, ülejäänud surevad ära. No, et nüüd me peamegi mõtlema, et kõigil korraga nälga ei tekiks, et mida selle jaoks teha. Millised ettevaatusabinõusid peab nagu vastu võtma. Et sealt ka tulebki see, et püsime kodus. Nii. Jah, et Aleksei ütleb, et uudistes oli ka lugu sellest, et paljud meedikud on ka suur riskigrupp, kes juba 50 ligi on, jah, neid peab ekstra hoidma. Piret ütleb, et Tiibeti tarkuste järgi soovitati lausa suht kuuma vett esimesena hommikul juua. Seda peaks välja uurima, ära kontrollima, et mis värk sellega siis täpselt on. Et soojavesi, külmvesi, leigevesi. Kindel on see, et hommikul esimese asjana tuleb vett juua. See on kõigil ühine. Küsimus on nüüd temperatuuris. Kadri ütleb, et ratsutajatel on ka mõud, ära riski. Keegi ei jõua sinu traumadega tegeleda, püsi kodus. Jüpp. Keiu ütleb, et mingi äraspidine loogika on, et maskikandjad vaadatakse nagu pidalitõbiseid ja ohtlikke. Peaks ju olema vastupidi. See nagu oli siin... No vaata, see ongi see, et ma arvan kusjuures, miks Lõuna-Koreas sellele probleemile nii suur piir saada, mida ei ole kuskil nagu veel arutletud. Aga ma olen nagu siin olnud seotud viimased paar aastat erinevate Eesti, ütleme niisuguste subkultuuridega. Igast mängurid ja animefännid ja ma olen hästi paljudel messidel käinud, Comic-Conid ja mis iganes sellised messid on, kus siis käivadki sellised cosplayerid ja kes seal kostüüme kannavad ja Jaapani asju fännivad ja arvutimängiva fännivad. Ja nendes kultuurides mängib hästi suurt rolli, mina ei ole siiamaani aru saanud, mis teema sellega on, ma olen küsinud ka, aga ma ei ole täpselt vastu saanud. Aga osa selle kultuuri osast ongi see, et kantakse maske. Sellist musta värvi maski, et ainult silmi on näha. Et see on nagu lahe, et see on nagu in ja see on nagu teema, et see on nagu äge. Ja ma tean, et see on hästi suur osa Lõuna-Korea noorte kultuurist ongi maskide kandmine. Ma ei tea, kas see on tulenenud sellest, et võib-olla õhk ei ole nii puhas seal, või on see, et ikkagi noored on natukene tänapäeva maailmas olnud sellised ära peedistatud, et pigem nagu varjavad ennast, nad ei taha ennast näidata, et on nagu selline privaatsuse teema. Mina arvan, et see oli ka mingi päris hea tegur selles Koreas, et see oligi juba kultuuri osa. Aga miks mitte, et ta võiks ka nagu Eesti kultuuri osa olla, et mask võiks ju lahe olla. Bemmi mehel võiks ju olla mingi Bemmi märgiga mask, on ju. Või mis need on, need Adi 3 triibuga mask, on ju. Näeb ülituus välja ja miks mitte, et kuidagi nagu seda saaks ju propageerima hakata ja selle saaks teha ju lahedaks, et see olekski nagu äge. See ei pea olema nõme, see peab olema äge, aga võt ongi see, et need meedikute maskid, need valged maskid, need näevad suht steriilsed ja sellised välja, et ei kanna seda nagu laheduse ideed, on ju. Ja inimesed ei taha nõmedad välja näha ka ja ei taha, et nende pihta näpuga näidatakse. Et nii ta on. Karit ütleb, et C-vitamiin muudabki keha ju aluselisemaks, kogu süsteemi võtti ongi aluseline keha. Paal seda peab uurima. Aleksei jälle, et meie siin sõime õhtu söögi ajal kartuliputru ja kõrval oli murulauk otse metsa alt värske ja kõrval olime ingveriteed. Murulauku juba saab. Peab vaatama minema. Beate ütleb, et ingver pidi olema väga hea ja lugesin, et Indias kõik ostetu nii, et ingver tubaka eest ja lööme jalaga viirusele. Täpselt nii. Koroonale jalaga.
et ei tasu nagu peljata neid vanakooli rahvatarkusi, et mul on kuskil üks hea raamat ka, millest ma mõtlesin, et tahaks ta läbi lugeda ja kokkuvõtte teha, aga ma ei tea, kus ma seal pandud olen. See oli 20-ndatel, 30-ndatel Eestis välja antud raamat, mille vist nimi oli Ole terve, mis rääkiski siukseid mingid siukseid, et keha tuleb karastada, siis jõud ei rauge ja mingid siuksed asjad. Aga noh, see ikka vanakooli värk, et neil ei olnud ju nagu mingid testimist asja, et nad kõik olid nagu kogemuste põhised. Ma ei tea, kuskil ta mul siin, kuskil on. Jaa, nüüd jah, peab otsima. Ja vaata, ma ei teagi, see ongi nagu kummaline, et see on nagu nii ruttu kadus ära see iseenda eest hoolitsemine. Sest vanem põlvkond ju kõik tegi seda. Et kuidagi nagu see, ma ei tea, kas see on nagu siis lääne ühiskond või mis ta on, et see nagu nii ruttu hüppas meile otsa ja kaela, et kõik see minevik sai nagu unustatud. Naljakal kombel ju Venemaal siiamaani, ma olen näinud mingeid videosi, kus okei, see oli küll kuskil Siberis ja külmemates regioonides, väikseid lapsi viidigi õue mähkmete väel lume sisse hullama ja siis viidi neid kohe sauna, et see oligi nagu osa sellest. Et tuleb selle juurde tagasi minna nagu. Karit ütleb, et naatsi irgub ka juba. Kusjuures külmaga on üldse selline huvitav asi. Ma lugesin selle Wim Hof oli, jah. Temaga tehti hästi palju teste ja asju. Et idee oligi selles, et külmašokk, külmateraapia. Olgu ta külm dušš või saunast külma vette hüppamine, ütleme külmehmatus. Külmehmatus toob kaasa selle, kus inimese keha hakkab tootma valgest rasvast pruuni rasva. Ja pruun rasv on see, mis annabki meie kehale mõnes mõttes termoisolatsiooni ja siukse kaitse külma eest. Ja ma enda peal testisin ka, mingi vahe ma võtsingi, iga päev võtsin külma duši ja siis ma mingi hetk märkasin, et pagan, õue minnes ma enam nagu jopetki selga ei pane, sellepärast et mul ei ole külm. Keha nagu harjus ära. Keha nagu saab hakkama selle temperatuuri, erinevate temperatuuridega. See on protsess ja see võtab aega, see on nagu lihase kasvatamine ikkagi, et sa ei tee korraga 100 kätekõverdust, kui sa ei ole varem ühtegi teinud. Et järk-järgult on ju. Karastamine samamoodi, et järk-järgult, et ei tohi nagu kohe hüpata, et see peab nagu sujuv kasv olema. Karit ütleb, et naats irgub juba, aha. Ja Karit ütleb, et aga head ööd, aitäh huvitava teema õhtust, olgem terved, täpselt nii, olgem terved. Ja kui ei ole terve, siis mõtleme, kuidas terved olla. Kea ütleb, et praegu on juba nõgest, karulauku, naati, mustsõstra võrseid ja pungi, kase, vahtramahla, kõik on pea igal pool saadav. Siis tuleb seda kõike rakendama hakata. Kas tõesti on juba kõike saada? Kevad. Aleksei ütleb, et küsi Taro kaartidelt, et kus see tark raamat on. Ei, täna ei hakka Taro näppima. Kea ütleb, et praegu on juba nõgest, naati, murulauku, mustra, kase, vahtramahla, võilile lehtigi praegu parimad, sest alles tärganud igate pidi, igale poole sobilik ja pole ühtegi väljamaa vitamiini vaja. Meil on kõik olemas. Meil on teadmine puudu. Selles on asi. Meil on teadmine puudu. Teadmine on nagu kaduma läinud siin 2 põlvkonnaga või põlvkonnaga. Ma mäletan, minu vanamägi tegi võilile lehtedest mingisugust leotist ja ma ei tea, mis ta nendest tegi. Teadmine on nagu kaduma läinud. Selles on jama. Teadmine iseendast hoolitsemisest. Me oleme nagu suurest mugavusest selle iseendast hoolitsemise nagu teiste kätesse andnud. Et kui mul on häda, siis keegi teine tegeleb sellega, mitte et ise tegeleda. Et nüüd tuleks nagu see nagu tagasi enda kätesse võtta. Et kui mul on häda, siis ma kõigepealt pean mõtlema, et kõigepealt ma pean eos mõtlema selle peale, et arvatavasti mul võib mingi häda tekkida ja siis kuidas seda nagu vältida. Et eks see mugavuse hind on. Mugavuse hind on see. Võt, aga ma ei teagi, kas see on veel küsimus.
tegelikult asjad liiguvad. See, kus me nüüd see litakas meil siin tuleb, noh, ta tuleb jah. Me peame lihtsalt nüüd hoolitsema selle eest, et need, kes selle litakaga peavad tegelema, et nendega endiga midagi ei juhtu. Ja mõtlema selle peale, et kuidas me pärast selle maailma nüüd jälle üles ehitame, et kas samasuguseks või millegiks paremaks, et see on nagu meie kui kodanike teha, et sest need numbrid jah, ma arvan, et need numbrid, mida ma praegu siin vaatan, need on, eks need tuubelduvad, ma arvan, iga mingi 4 päeva tagant. Midagi sellist, et ega see 1 miljon registreeritud kaugel ei ole, aga 1 miljoni surmani läheb veel aega. Puhutavalt suured numbrid. Nii on ju. Oleme tänulikud selle eest, et me saame praegu siin istuda, mina saan teile rääkida, teie saate mind kuulata, meil on inimesed, kes valmistuvad kõige hullemaks, meil on inimesed, kes sebivad ümber ringi maailmast kokku maske, kaitsevahendeid, meil on inimesed, kes käivad hommikust õhtuni tööl selle jaoks, et meil oleks neid vahendeid, meil on inimesed, kes nüüd põhimõtteliselt peavadki mõneks ajaks oma pered ja enda soovid ja unistused ära unustama selle jaoks, et meil nagu kõik hästi saaks olema. Ei ole mõtet teid poliitikuid ka kiruda. Ma olen jälginud, mis ümberringi maailmas toimub juba jaanuarist saati seoses koroonaga ja meil on tegelikult päris hea ladvik, et kalapea on meil päris hea, et siht on tal päris suht selge silme ees olnud, et vahepeal on ikka segadusi, olukord on muutuv ja probleemid tekivad aga loodame, et need probleemid võimalikult vara tekivad, et nendeks saab nagu valmistuda ja neid saab ära hoida. Tagasilööke muidugi tuleb, me peame arvestama sellega, et tagasilööke tuleb. Tähtis on see, et me nende tagasilöökide üle siis nagu virisema ei hakka, vaid mõtleme, et nii, tagasilöök oli, aga jaa, need asjad ei tööta, järelikult me saame neid asju tulevikus nagu vältida. Sama on ka meie isiklikus elus, et nüüd kui karantiin on nagu kohe-kohe ja peamegi toas istuma ja tülpimus tuleb peale, et selle asemel viriseda mõtleme, et kuidas me selles olukorras, mida me ikkagi nagu teha saan, et kuidas ma saan kasulik olla ja kuidas ma saan ennast arendada, teisi arendada ja sest see on ajutine. Seda kordan veel kord, et see probleem on ajutine. Ta on küll arvatavasti pikaajaline probleem, aga ta on ajutine. Ta ei jää meiega igavesti. Iseenesest jah. Tahaks muidugi jah, et valitsus võiks natukene veel julgem olla. Et kui siin oli, eks see ongi see, et see, mismoodi meile infot edastatakse, see, mis tegelikkus on, eks see on natukene nagu erinev, et vältida ülereageerimist inimeste poolt ja paanikat. Mõnes mõttes seda ei peaks nagu kartma, et siin oligi jutt, et äkki peaks nagu mingid sõjaväiglad püsti panema ja nii edasi. Seda nagu ei peaks nagu rääkima, et me kaalume seda, vaid et me teeme seda. Et see ei ole ju, ta on küll ressursikulu, aga kui ta on tehtud, siis on see juba nagu, isegi kui ta jääb tühjaks, see on aina parem näitaja. Me olime valmis kõige hullemaks. Ja muidugi olge ettevaatlikud, nüüd juba liigub ka seda jura ja eks seda hakkab veel rohkem liikuma, et nüüd need pasamüüjaid ja udurääkijaid ja maailmalõpu kuulutajaid ja neid hakkab nüüd et see on alati, see on niimoodi, et kui on kriisiolukord, siis inimesed, kes põhimõtteliselt meil kõigil on nagu valik selles kriisis. Et kas me hakkame hädaldama, et oi, perse raisk, paat läheb põhja, mis nüüd saab, et paat läheb põhja, kapten on süüdi ja paat on sitt ja vesi on külm ja nii edasi ja elu ongi selline, me ei tea, mis tulemas on.
meie ei kontrolli elu. Me saame ainult usaldada elu, et okei, meil on siuke probleem, proovime sellega nagu hakkama saada, meie elame looduses, me ei kontrolli loodust. Meie saame ainult nagu mõnes mõttes kohaneda loodusega, et okei, ilm läks tormiseks, õues sajab vihma, ma siis võib-olla ei lähe õue või kui ma lähengi õue, siis ma võtan vihmavarju kaasa või nagu ei ole see, et nii, ma tahaks, et vihma sajaks. Ei, meil see probleem nüüd on, aga küll, mida me saame teha selle jaoks, et see probleem võimalikult vähe pahandust teeks ja tuleme sellest probleemist välja, et nii on, jah. Mul mingi hea mõte oli just praegu, aga see kuskil kadus ära. Oota, mis mõte see oligi? Jaa, tänulikkus. Et see, et me saame praegu toas istuda ja seda protsessi mõnes mõttes kõrvalt vaadata, selle eest tasub tänulik olla, sest nagu enne ütlesin, et mingid inimesed on praegu eesliinil ja sõdivad ja valmistuvad veel suuremaks sõjaks nähtamatu vaenlasega. Et sest võttes oleme tänulikud neile. Ja kui me saame kuidagi nagu tänu avaldada, midagi teha selle jaoks, et neil vähe kergem oleks, siis seda tuleks teha, et alustamegi sellest, et vingume vähem. Vingume vähem. Innustame neid. Soovime neile kõige paremat. Jõudu jaksuga. Ja katsume ka nagu siis meelde, et ärme siis ära unusta, et paari aasta pärast, kui see probleem on ära kadunud, et siis hakkame kohe edasi vingumine. Vingumine nagu nii tööta. See ei vii mitte kuhugi. Kui sa näed probleemi, siis kas lahenda probleem ära või siis hoia suu kinni. Nii, Marina ütleb, et hoian pöialt, et päris hapuks ei läheks, et need arstid. No võtten. Piret ütleb, et ravitseja Kaike Lainegi ütles ühes saates, et kõik rohud on meie ümber olemas, Jumal annab haiguse ja annab ka ravimid. Jap. Inge ja Keit, kas sinu vanemaid videosid järgi vaadata ka saab? Saab küll, need on siin samas selle Maak Keit Eero selle ajajoone peal ja ma panen kõik videod YouTube'iga üles, et kui te YouTube'ist otsite Maak Keit, siis seal on nad ka kõik üleval. Ja üldse ma olen viimasel ajal nagu märkamas sükst probleemi, et tegelikult oleks vaja üldse Eestisse mingit sükst oma videote platvormi. Ja küll YouTube on olemas, Twitch ja Facebook, aga tegelikult võiks meil mingi oma platvorm ka olemas. Sest täna uudistes näitas sükst toredat asja, kus üks raamatukogu töötaja luges ühele lapsele raamatut ette. Täiega lahe mõte. Ta tegi seda personaalselt, luges ainult ühele lapsele ette. Kui meil oleks nagu mingi selline oma platvorm, kus olekski mingi raamatukogu tädi, kes loebki laste raamatuid näiteks sisse, siis saaksid ju paljud seda vaadata. Ma mõtlengi, et miks ta võiks oma platvorm mulle, et olekski nagu näiteks selline üks internetikeskkond, kus kõik video asjad oleks ühes koos, et olekski, et nagu oleks nagu mingi meedik näiteks, kus käsi pesta, mingi inimene oleks lastel raamatuid ette, mingid täiskasvanud arutaksid mingid täiskasvanud asju, mingid majandusmeeste asju, et nagu üks koht, kus on kogu selle olukorraga seonduv materjal olemas. Võikski olla näiteks mingisugune mingid meistrimehed, kes nüüd kodus istuvad, seletavad, kuidas mingit maja ehitada või põllumajandust teha või selline nagu informatiivne allikas, kus on kõik ühes kohas olemas. Et hakata nagu ükshaaval otsima, et Facebookis erinevad grupid ja YouTube'is erinevad videod ja kuskil veel mingid asjad ja kuskil veel mingid asjad. Võiks olla tegelikult kõik koos. Ja ta võiks olla nagu oma ja kohalik. Sest YouTube on rahvusvaheline ja Facebook on rahvusvaheline, et see on nagu tundub, et see viirus näitab seda, et me ei saa olla sõltuvad. Tähendab, kui me oleme sõltuvad teistest, siis teised nagu saavad dikteerida määrata olukorda. Et selle jaoks tuleks nagu, võiks nagu selle probleemi ise ära anda, enda jaoks ära lahendada. Mõtted on ju. Nägemused.
nii, Aleksei, kui vesi läheb pasaks, siis tuleb pea püsti hoida, et mitte pasa sisse ära uppuda. Siis tuleb kõvasti jalad pasa sisse suruda ja kõrgusesse. Kadri ütleb, et püha taevas, mask ei ole kole. Maskid, mida sõpruse märgiks õmmeldakse, armas tekstiil ei ole koroona vastu, vaid muude olukordade jooksul, kui viiruse vastast maski ei tasu kasutada. No, vot on ju. Toomas ütleb, et koroonaviirus on patenteeritud 2018 aastal ja kuulub Bill Gatesile. Aga Toomas, võiks äkki mingi lingi saata, sest ma nagunii üritan mingit selgust nagu saada sellest nendest teooriatest, asjadest, mis selle koroona ümber käivad. Et kas ta siis on biorelv, hetkel meil see teadmine ei anna mitte midagi. Me ei saa, olgu, et see on, kas me siis näitame näpuga ja nõuame, et nad tuleks lahendaks probleemi ära. Keegi praegu ei tule meil seda probleemi ära lahendama, et me peame selle ise ära lahendama. Aga huvitav oleks nagu teada. Kadri küsib, miks huvitav tsink? Juuksed jooksid maha. Ei tea, et tsingil on mingisugune immuun tugevdav mingi funktsioon, et peab uurima. Võt, aga ma ei tea, tänaseks vist kõik, et aitäh kuulamast, aitäh vaatamast. Oli tore, saame hakkama. Ega siin oleme lihtsalt valmis, nii mentaalselt kui vaimselt, et see ikka. Vesi läks vähe tormisemaks ja veel ei ole näha, et torm raugeks, aga hoiame kõvasti paadi äärest kinni, et ärme hakka mingit kaptenit sõimama selles, et ei tea, kus ta sõidab ja paati sõimama selles, et kehvast puust tehtud, et tormi ajal meil on tähtis lihtsalt see, et see laev vee peal püsiks ja me hoiame seda laeva vee peal püsimas sellega, et hoiame helgemat meelt, et teadmisega, et kõik tormid raugevad, nad ei kesta kunagi igavesti. Aga selle jaoks me peame lihtsalt ise kõvasti kinni hoidma, et torm meid paadi pealt maha ei virutaks. Ja kui näed, et keegi hakkab üle ääre kukkuma ja hakkab paanikasse sattuma, siis tõmbame paadi peal tagasi, ütleme, et läheb üle, läheb paremaks, pole häda. See on ainult ajutine. Rain siin kirjutab, et eks jah, suhtumise küsimus. Muudame seda karantiini olemus värvikust ja keskendume ka sellele, millist maailma me edaspidi tulevikus soovime näha. Mida me saame individuaalselt teha selle kõige kujundamisel ja selle läbi kollektiivselt juba üheskoos. Ja see nägemus ka, mis ma ennist teile rääkisin, et minu arust me võiksime sellest see uus maailm, kas just uus maailm on õige sõna, aga selline kogukondlik maailm saab nagu tagasi tulla, sest meil on nagu võimekus kõige selle jaoks nüüd nagu olemas, et seda tuleb nüüd organiseerida ja mõelda ja uurida ja puurida ja võt. Aga vahva, panna selle like. Vahva, saame hakkama. Hoiame nüüd kõvasti paadi äärest kinni, sellepärast et need uudised lähevad nüüd iga päevaga aina kurvemaks, sest me näeme, et nüüd me jõudsime tormi sisse. Me näeme, et suured lained on tulemas. Aga õnneks ettevalmistused on tehtud, purjed on maha võetud. Nüüd peame lihtsalt meedikuid hoidma ja päästetöölisi hoidma ja siis tormist lihtsalt läbi minema ja siis vaatame, kus me nagu maandume. Võt, aitäh vaatamast, kohtume homme jälle. Tšau!